Eiki Krimm mainis, kuidas vähki süüa ja keeta. Nii palju, kui ma poisipõllust mäletan, läks vähk keetes punaseks, nii et ei tea, kas on mõtet. Sa, Laur, meenutasid ka 10 käsku, mida saadikuid ei peaks 4 aasta jooksul unustama. No ei saa unustada ju seda, mida üldse ei teata. No täna aga ma poliitikast ei räägi. Vahel olen rääkinud loodusõnnetustest ja tulevikus võimalikest katastroofidest. Nüüd ma puudutan ühte küllaltki tõsist teemat. Kuna eelmise aasta suvel räägiti meie vetes esinema hakanud mürgistest sinirohelistest vetikatest ja ega ka tänavu saa sellest kindel olla, järsku tulevad jälle. Soojamates maades on sellised vetikad sagedased külalised ja massiliselt esineb neid eriti kuumadel perioodidel. Väga omapärase arvamuse selles osas on esitanud Vene teadlased. Erinevatel andmetel on meie planeedil vee üldmassi 1,5 kuni 2,5 E24 tonni. Elusorganismid koosnevad teatavasti ligemale 2/3 osas vedelikust. Vee üldmass elusorganismides on 2 ja 2,5 E18 tonni. See on 2500 kuupkilomeetrit. Nii et meie maa võimed ei ole mitte sugugi väikesed. Moskva terve rea teaduslike asutuste ja instituutide spetsialistid, teadurid tulid oma uurimisele põhjal järeldusele. Kogu maakeral elava vee võivad mürgitada mutandid, tillukesed, sinirohelised vetikad, alga. Need vetikad ilmusid meie maale kusagilt 3 miljardit aastat tagasi. Saabusid külalised kosmosest meteoriitidega, vähemalt nii arvatakse. Just nende vetikate tulek andis tõuke eluvormide tekkeks. Tänu vetikate aktiivsele tegevusele tekkis atmosfäär. Seda nende poolt tekitatud gigantsele hapnikukogusele. Sinirohevetikatel on unikaalne omadus. Vastukaaluks erinevatele ebasoodsatele tegevustele lülitub neist sisse geneetiline enesekaitse. Alga viib end ise mutageensesse olukorda. Väga võimsad võimed. Tänu kaasaegse inimese tugevale ökoloogilisele sekkumisele on alga järjekordselt sisse lülitanud oma ellujäämise võimsa mehhanismi. Selle tarbeks on ta hakanud vette eraldama erilisi molekule, millised avastuse teinud Vene teadlased on ristinud saatana kuulideks. See on TV-molekulid, mitte televisioon, vaid nõrga teega TV, kuigi ka televisioon on ilmselt omajagu mürgine. Esimesed sellised maailma ookeanisse sissetungimised tunnused saadi juba 11 aastat tagasi NASA spetsialistide poolt. Nüüdseks on teadlased kindlalt paika pannud, et mitte kusagil ei suuda veevarustussüsteemid kinni püüda ja kõrvaldada TV-molekule. Vastavad uuringud on näidanud, et saatana kuulid omavad mutageenset ja toksilist loomust. Molekulid omadused ja tulemid on elusolendile sama toimega nagu radioaktiivsel kiiritamisel. Tekib kiiritustõbi, onkoloogilised teised ohtlikud haigused. Võib rääkida vaiksest radioaktiivsest löögist praktiliselt kogu planeedi elanikkonnale. Kusjuures seda radioaktiivset lööki ei ole võimalik fikseerida mitte mingite vahenditega. Vähe sellest, Venemaa teadlased avastasid molekule isegi AIDSi vastases vaktsiinis. Teatavasti Ameerikas on alustanud massilist AIDSi vastast kliinilist katsetust. Katsetusteks saadakse vabatahtlikke põhiliselt sõjaväelast hulgast. Vaatad poisid nagu ikka. On juba selle ravimi väljatöötamisel kulutatud miljardeid $. Venelaste arvates on sellise vaktsineerimise kasulikult nullilähedane, kuna molekulid on absoluutselt immuniteedi vastased. See tähendab, nad takistavad AIDSi vastase immuniteedi teket. Molekulid just tekitavad vastupidist efekti ja inimesele pannakse diagnoosiks AIDS. Venelased kinnitavad, et nemad on välja töötanud vastava kindla püüdurfiltri, milline on 100% toime. See aga on ainult vahend. Ma arvan, et parem oleks loodust mitte solkida. Venelased kinnitavad, et vastasel juhul hävitavad kosmosetulnukate kuradi kuulid inimkonna 100 aasta pärast. Ilmselt omapäraselt õpetsikli lugu ja ega selliste uurimisarvuste teadmine kurja ka tee. Kogu infos tundub lisaks kõigile tõsisele ikkagi seos olevat ka mingi kommertshuvi.
Ise küsimus on, kas ikka 100 aasta pärast inimkond hävineb. Tulnukad elavad ju meie maal juba kenasti 3 miljardit aastat, aga mine tea. Ja nüüd perest omapärast teemat, koertest. Mõni aeg tagasi näidati televisioonis kaadrit kodututest koertest, nende magama panemisest. Kardan, et suures osas on probleem seotud sellega, et koerte kaasaegne pidamine on küllaltki kulukas. Siit ka ilmselt see südametuse ülesnäitamine. Koer tänavale ja hoolitsegu ta enda eest ise. Käsitleksin, kuidas on sellega välismaal. Ka seal juhtub kurja. No sa Vahu rääkisid kõhu lõhki lõikamisest. Nagu üks juhus näitab, kus koeral lõigati kõht lahti, nakku topiti kondoomi täied narkootikume, õmmeldi lõige kinni ja hakati mõne aja pärast elusad konteinerid üle piiri toimetama. Tänu koera veidrale ülalpidamisele pöörati talle tähelepanu ja piiril avastati tegu. Lõpp oli siiski hea. Koera sisemust puhastati meelemürgist, lastist ja raviti ta terveks. Tema talutaja aga pandi türmi. Täna räägiksin aga siiski meeleldi parematest asjadest. Sellega, et koer on inimese sõber, ei taha suugi nõus olla näiteks Mehhiko pealinna ühe rikaste rajoni elanikud. Nad on juba üle 100 korra esitanud kaebusi ühe koeraomaniku peale. Manuel Rosadale koerad meeldivad. Oma hoolealuste eest ta jaksab hoolitseda. Neid vaatavad üle veterinaarid. 7 spetsiaalselt selleks palgatud töölist toidavad ja pesevad neid. Iga päev viiakse kutsud jalutama. Ühesõnaga nende eest hoolitsetakse innukad. Kutsukeste koduks muutus Rosada maja peale Mehhiko maavärinad, siis kui palju koeri jäi hulkuma. Mees hakkas neid kokku korjama, tõukoeri ja kratse. Armastab ja haletseta neid kõiki, verepuhtuse peale vaatama. Kõige armsamad on rusute alt välja toodud Kigreini ja Pimelu kertsia. Nende pahadele naabritele selline hellus aga ei meeldi sugugi. Pidev haukumine, hullud lõhnad, koeri saatvad kärtse parved, need ongi kaebuste põhiargumentideks. Linnaisad aga ei saa midagi ette võtta, kuna rahumeelsed penid kedagi seni hammustanud ei ole. Kui näksiksid, siis küll. Praegu aga ei saa midagi ette heita. Kui palju keegi tohib koera pidada, ei ole Mehhiko seadused sätestanud, nii nagu ka meil. Nüüd siis tuleb öelda, sel mehel on 168 koera. Vähemalt nii palju loeti neid viimati kokku. Peremees ise arvas, et neid on kõigest 70 ja kartis tõelist arvu kindlaks teha. Eelkõige seetõttu, et järsku kohkub parukuse üle ja ütleb, nüüd aitab. Tuleks veel ära märkida, peremees on jalatsikaupluse omanik ja seega suudab endale sellist südamlikku lõbu lubada. Ilmselt jääb ka talle endale teenistusest midagi üle. Vanal hullu stagnajal oleks selle kohta öeldud. Näete, milline on kapitalismi ja rikaste pale. Praegusel Eesti Vabariigi mitte hullul ajal öeldaks selle kohta, issand, mis nad teevad, kui palju oleks selle rahaga saanud pensionäridele pensioni lisada. Ja lõpetuseks veel üks koerte lugu. Kuid saab ka teisiki, kus koertest või koerast on ka otsene, kena, mitmekordne kasu. Nagu näiteks teeb brittide kaaskolanik maal elav Allen Donwell. Sellel mehel on terve kari jahikoeri. Nii pea kui kõlab jahisarv, ei suuda ükski vägi kinni pidada nende juhti Semmit. Peremees on tema üluhke. See on haruldane isend ja fantastiline pilt, kui Semmi juhib koertekarja. Tahmates madinal uluki kannud. No teised koerad aga täielikult tunnistavad Semmi juhi võimed ja vastu vaidlematult alluvad tema suunanäitamistele. Vaatamata oma uhkele üleolekule sööb ta meelsasti ka sama toitu, mis teised koeradki. Juht oskab suurepäraselt ajada jälgi, on ülimalt agressiivne, kartmatu ja väga kiire nagu välk. Alati ründab saaki nagu müüri purustaja. Üllatavalt mõjub ta ka jahil osalevatele hobustele, andes neile nagu edasi oma meeletu hasarti. Erilise verehenulise hoog ajab ta taga millegipärast rebaseid. Donwellile kingiti Semmi päris väiksena, nüüd aga on ta juba hea kooli saanud, ligemale 3-aastane jahiaju. Ega midagi. Ütlen siis välja ka selle ajuri tõu. No niikuinii ei suuda keegi seda ära arvata. Võimalik, et nii mõnigi soovib endale saada nii tublit jahikoera või lihtsalt koera. Semmi on kõige tavalisem oinas. Ei mitte sõimu sõnana, vaid ikka päris tõeline ja õige oinas. Kas ei ole oina kohta üllatav koerte juht, jahihasart ja eriline verejanulistus rebaste vastu?
peremees kinnitab, et Semmi oskab kõike, ainult uriseda ja aukuda ei saa. Siiski pidavalt tal olema vana merekaru kärisev pass. Kui meil oleks sellised koerad, kes põhiliselt söövad rohtu, heinu, toovad koju jahisaaki ja kogunisti veel annavad villa, ilmselt sellist koera küll keegi naljalt kodust lõplikult välja ei aja. Täna õhtul siis hoiame mõlemad pöialt oma tüdrukutele teate suusatamises ja meeldivaid spordielamusi. Gave you all my love.